sinu perekonnanimi? Kääpa. Kääpa? Räpinas on sadam, teadsite või? Vaatame, mis toimub. Käisin apteegis. Jama värk. Tegelikult ei ole hullu midagi. Põhiline teema see, et põlve vastu anti mulle siuke asi. Pidi sisaldama ibuprofeeni ja niisutavat piparmündi mingit ekstrakti. Et soovitati seda muidugi sõbranna, kes on personaaltreener, soovitas magneesiumi õli peale panna, aga arst ütles, et see on parem, et kui sul mingi trauma või asi juhtub, siis ta on sul vähemalt olemas. Teine asi. Varvas. Varvas on veits ära hõõrdunud, et ta kataks varba kinni ja siis on parem edasi sõita. Et siuke väike meditsiiniline värk. Tee peale jäi üks huvitav hoone. Ilgelt tahaksin üles ronida, aga kahjuks võõrastel objektil viibimine on keelatud. Täitsa vägev nisupõld. Mis mulle meeldib on see, et rohtu praktiliselt 0. No muidugi siin on veits viljakamad maad ka kui meil põhjas, aga siit saab saaki korralikult. Ma olen nõukogude inimene. Nõukogude inimene hindab rasket tööd, higivaeva ja kohalikku põllumajandust. Ning ta saab aru, et tänu sellele tuleb ka leib meie lauale. Siis kui traktor töötab ja kolhoosnik on põllul, puta, tähendab seda, et sotsialism õitseb. Ega muud moodi ei saagi Nõukogude Liidus. Me peame ikkagi võiduka lõpuni võitlema, et meil oleks hea, turvaline ning meeldiv ühiskond, kus kõigil oleks võrdselt antud võimalusi. Kapitalism seevastu on laastav, ei ole sotsiaalne, vaid ühele inimesele tema vaateväljast mõeldud. Ressurssi raiskav, laristav ning planeedile mitte jätkusuutlik. Mõeldakse ainult enda peale, mitte ühiskonna peale. Kapitalism on paha, kapitalism on halb. Noh, kui rääkida siis nõukogude ajast, ja nendest jäänustest, siis on ju. Tegelikult nõukogude ajal tehti päris ägedaid asju. Et kui me võtame näiteks nõukogude ajal tehtud autod või traktorid või kodutehnika, siis tegelikkuses on need üsna vastupidavad ja tugevad. Et vahvlimasinad näiteks, ma tean, et tibid ajavad taga vahvlimasinad, mis maksavad. Isegi nad on nõus nõukogude aegse vahvlimasina eest maksma rohkem kui uue eest poes. Sest et see vahvlimasin töötab hoopis teistmoodi. Ta teeb palju õhemaid vahvleid. Uutega saad ainult pakse teha. Aga sellega teed sa siukse mõnusa õhukese ägeda vahvli. Ja ütleme, ongi reaalselt 50 euri. Pannakse lauale ja viiakse minema. Et nõukogude ajal ikkagi tehti asju. Stagnatsioon tähendas seda, et arengut ei toimu. Et tehakse üks asi, mis kestabki võimalikult kaua. Ja saadaksegi põlvest põlve. Et seda vahvlimasinat isegi, ma ei tea, lapsed teevad sellega, vorbivad, võivad teha enda vahvli businessi mere äärde ja hakata vorpima neid, nii et vähe ei ole. Ja ikkagi töötab. Asi, mis ei sure mitte kunagi. Kuidas ma ütlen, siis riigile mitte kasulik vend on jalgrattur. Miks? Kui hakata nüüd mõtlema, siis Taraibe ei suitseta, riigile peaks siis saamata. Taraibe ei joo, riigile peaks siis saamata. Tal ei ole bensu vaja, tal on kondimootor, riigile raha saamata. Ta, ööbib telgis, majutused ei saa, majutuste pealt käibemaksu. Ta sööb tervislikult. Ta võtab puu otsast õuna ja sööb selle ära. Riigil jääb jälle raha saamata. Ta ei sõida, rongiga sõidab aeg-ajalt, et punktist A punkti B saada. Bussiga, bussi sa ei roni rattaga. Ja peale selle ta on rohelise mõttemaailmaga ka.
ta ei larista, ta ei ole ahne tarbija. Et ühesõnaga, noh, kuhu me siis nüüd välja jõuame oma tervislikkusega. Ma ei ole riigile tulus kodanik. Kai lõppu on pandud prügikast. Väga hea. Ja nagu ikka, ei saa me ilma oma idanaabrita. Venemaa. Mul isegi tuli eile sõnum. Tere tulemast Venemaale. Jomaio. Sõitsin täna siit Räpinasse ja sellesse punkti. Ja tänane plaan on see, et ma sõidan Räpina sadamast Mehhi-Koormasse, aga mitte jalgrattaga. Ma sain kaubale, et ma olen hoopis sellega sinna. Nii, tore. Oppa, selline ruum. Siin saab magada, siin saab salatikut teha, köögiruum, ahi, kraanikaus, külmik. Wow, kõik vajalik olemas. Mere peal kehtivad omad reeglid. Ehk siis, see on Eestimaa sadam, kus me tulime. Välja sõitsime, asub seal. Ja see siin on Venemaa. Ja kuna see on piir, jookseb siit samast vee keskelt, siis sellega seoses on see teema, et sa pead piirivalvuritele teada andma, millal sa lähed välja oma alusega, kuhu sa lähed välja oma alusega, mis on su reisi sihtmärk, kuhu sa tahad välja jõuda. Ning siis sa pead veel lisaks ära registreerima isikukoodiga inimese, kes on sul aluse peal. Kui sul on 6 inimest, siis kõikide 6 inimese isikukoodid, nimed. Et piiritsooni teema, noh, ühtepidi võib-olla kohalikud ütlevad, et see on natukese nõme, et peab siukseid asju tegema. Aga teistpidi on sellega see teema, et kui sa oled piirivalvur, siis see lihtsustab sinu tööd nii palju. Ja noh, samas kui keegi paneb toime mingi kuriteo või asja, siis on alati teada, et kes kus oli, millal oli, mis kellaaeg oli. Et kõik ühesõnaga sõit on registreeritud ja piirivalvele teada. Aga selle alusega seoses oli siuke lugu, et ta sõitis Põhja-Soomes. Ta pandi treila peale ja viidi Ahvenamaale. Ahvenamaalt sõitis alus Piritale. Piritalt tõsteti uuesti rekka peale, rekkaga viidi alus Emajõkke ja sealt toodi siis siia, sõideti siis siia Peipsi kaldale. Jäin mõtlema, et palju siuke asi maksma võis minna, no päevaomanik ütles, et no ikka piisavalt. See siin on Lämmijärv ja kui vaadata maismaa piiri, siis seal kaugel on näha pisik auk. Näete, sealt saab Peipsile. Sinna poole jääb Pihkvajärv. Piir jookseb siit, ütleme, mingi 600 meetri kauguselt. Ehk siis sealt poolt hakkab juba Venemaa. Ja too saar, mis seal oli, kus see saar nüüd oli? Ühesõnaga, seal oli saar, mis kuulus Edgar Savisaare ettevõttele. Ehk siis, nagu näha, siis Savisaare käsi on igal pool mängus. Kapten läks suitsu tegema. Pani mind rooli. Ja no kõik on väga lihtne iseenesest. Siin on laevatee. Ma olen siin, sõidan mööda laevateed. Siin on sügavus. Ja siin on tagavaatepeegel. Ning mina pean sõitma, ehk siis siin on postid. On siis see post on siis laevaga sirgjooneliselt. Ja ees on
on telefonitorni mast ja kui ma hoian siis ühesõnaga telefonitorni masti ja selle posti kohakuti, siis ma olen õigel suunal. Ja meie läheme ujuma. Selle aluse nimi on Jõmmu. Sellised oli omal ajal Peipsi peal 100 tükki. Kuule, kas te lähete valele poole va? Ja see on identselt taastatud vana laeva järgi. Tualetiga päris põnev süsteem. Tuled siia, teed oma asja ära. Kui näiduk on siinpool, hakkad pumpama, pumpad oma süsteemi, kõik mis sa endast välja lasid siit minema, lükkad klõps siia poole, hakkad pumpama, tuleb uus vesi asemele. Väga lihtne süsteem. Kutsuti siia samma kõrvale ankru, et ehk siis 2 alust pargivad üksteise kõrvale, et saavad siin omavahel kokku. Et kuna meil on lihtsalt nii suur alus võrreldes teistega, siis lihtsalt jah, see on kõige optimaalsem. Mis selle aluse puhul on lahe, on see, et tal on mitu tiivikut. Tal on taga üks tiivik ja tal on ees üks tiivik. Ehk siis põhjust laev saab koha peal ennast ümber pöörata vahetusel ja kui on vaja manööverdada väga spetsiifilistesse kohtadesse, siis see tuleb väga suureks eeliseks. Nagu näiteks praegu siin. No saab paremini parkida või? Tuled meie paadi pealt maha, jõuad aluse peale. Mis alus see on siuke veider kandiline? No vaatame, mis värk on. Siin on toolid, viinavõtmiskoht, et saab kummi pootab. Siin on kapteni rool. Siia pannakse purjus seltsimed magama järjest. Päiksepaneel. Mootor. Ja voilà. Ujuv parv. Päris äge. Võt, paned. Ma olen nõus.